throwback to our amazing visit at Wolf Tires factory. Tere ilusat kevadet! Oleme tulnud siia garaažist natuke kaugele Ida-Virumaale, Vokasse. Maidu oleme saatnud puhkama natukeseks. Täna olen mina teiega, räägime järgmisest toetajast, kelleks on siis Wolf Tires ja lähme vaatame, millega nad tegelevad. Jõudnud siia tootmisesse, meiega on tulnud tehastäitlane Jaanus, kes siis hakkab meiega alguses pihta, kuidas see protsess välja näeb. Seda, et iga taastamise jaoks on vaja siis karkassi. Meie toome oma karkassid siis Euroopast ja karkasside puhul on meil suhteliselt rangemid nõuded. Ja esimene samm, kui need karkassid siis meie juurde tulevad, nad sorteeritakse mõõtude järgi unikusse ja peale seda lähevad nad meil sauna. Saun on nagu hästi tähtis selle jaoks, et me saaksime kätte rehvide sees olema niiskuse ja muud asjad, et nad ei tekitaks pärast mingisuguseid probleeme. See on siis nagu selline ruum, kus tuuaksegi rehvid siis üles soojenema ja see aetakse kuumaks siin, kui vaja on. Siis see niiskus ja kõik muu rehvist välja tuleks ja siis ka üles soojeneks. Ja peale seda, kui ta siin siis on ära vannud, lähevad siis juba rehvid siis meie professionaalide kätte, kes hakkavad neid siis järjest kontrollima. Palju see temperatuur tõuseb? Ma arvan, mingi 25-30 kraadi, normaalse temperatuuri, sest meie eesmärk ei ole seda teha kiiresti, meie eesmärk on see, et see toimuks rahulikult. Et kõik see niiskus, mis kuskil seal koortide või niitide vahel, mis tahas iganes on, välja saaks. Muidugi me ei kasuta ka karkassi, mis on saanud torke või mis on kuskilt ära kulunud, nii et niidid ja need asjad välja saaks. Nii järgmine etapp on nüüd see, kus kontrollitakse ära karkass. See toimub siis visuaalsel vaatlusel, kus vaadatakse üle siis rehvi küljed, rehvi pöia, et ei oleks kuskil vigastusi lööke ja vaadatakse ka üle siis seespoolt, et ka seal oleks mingid sellised vigastusi, mis on kohe silmaga juba näha. Vaadatakse üle veerevi, otsitakse välja sellised väiksemad kivikesed, et need ei vigastaks ja ei lõhuks siis freesipäid, kui ta läheb pink, kus rehv pannakse ketaste vahele, lastakse talle reaalselt üle 3 paari rõhku sisse ja kontrollitakse nüüd, kuidas rehv on, kui ta on nüüd täis pumbatud. Nüüd toimub siis visuaalne vaatamine, et me ei näe kuskil, kas rehv ei oleks siis banaanis või muul kujul deformeerunud. Sammune aparaat on kõrval siis märkab ära, kui rehviga kassidest peaks tulema vaikselt õhku välja, annab sellest kohe märk. Siin on nüüd siis tegemist ühe väga tähtsa protsessiga, kui kooritakse maha siis vanarehv ja operaator annab siis sisse info, mida tal on vaja siis selle rehvi reesimiseks ja käivitab programmi. Laseb need pinnad karedaks, et toimub siis küljelindi hea nakkumine lõpuni välja. Nüüd on see pool kummi peale panek. Ekstruuderist tuleb siis täpselt iga rehvi mõõdu jaoks on välja arvestatud, kui palju toormaterjali tema peale peab minema sinna. Ja nüüd me kannamegi talle siis peale uue kihi kummi, mille sisse pärast hiljem vormis pressitakse siis mustaks. Ja see kummisegu, mis nüüd siit peale tuleb, toodetakse siis meie Tallinna tehases. Et see on oma meie enda retsept, mida me kasutame. Ja täpselt samamoodi kantakse ka peale siis tritis tuleb see värviline kummisegu, mis on eelnevalt siis tehases spetsiaalselt valmistatud. Ja täpselt samamoodi käib siis ka kihihaaval erinevate värvide peale latustamine.
iga puhul siis erineb. No see on põhimõtteliselt käsitöö, iga selle erineva värvikihi peale kandmine ja sellepärast teeb ka selle nagu kallimaks. Need värvikihid teete ise ka Tallinna teha? Jah, kõik teeb Tallinnas. Me teeme nagu selles suhtes kõik ise. Sellega me paneme nüüd külje peale uue materjali, mille sisse me saame siis pressime vormide pealt siis oma enda logo, kõik rehvimõõdud ja muud asjad. Mis sa ütlesid, Marten? On huvitav või? Jaa. Ja sellepärast, et valgumine külje peal oleks parem ja ei tekiks defekte, augustatakse need ära ilusti, et see õhk paremini välja tuleks. Et nüüd toimub siis rehvi karkassi ennem ahju minekut eelbalansseerimine, et me saaksime rehvi karkassi ennem vormimist juba balanssi juba nii palju võimalikult ära, kui vähegi võimalik on. See on see, mida teistes tehastes kahjuks ei ole. Ja nüüd me paneme siia lisaks kummi nüüd juurde nendesse kohtadesse, kuhu me näeme, et on lisaraskust juurde vaja. Ja seda teeb siis arvuti ette näitab veel ette täpselt, kuhu peab panema. Karkassid kõik valmis, siis on vaja neid küpsetama hakata. Ja selleks on meil siin rivis sellised toredad ahjud, mis on siis kuumaks saetud ja siin on näha meil karkassid, mida me siin näeme ilusti ahju ja välja tulevad siis sellised ahjud. Üks igas ahjus on oma enda kindel mõõt, oma kindel vorm. Seal sees on nüüd kott, mis on hästi suure rõhu all. Nüüd ta lasebki sisse selle siis koti, mis tekitab selle sisemise rõhu rehvi sees. See on päris suure rõhuga. Need kotid saavad ainult teatud arv kordi selles protsessis kasutada. Nii. Ja nüüd ta laseb siis selle külje peale siia. Ja nüüd hakkab vaikselt see muster siia samm-sammult sisse poole minema. Ja nüüd hakkab siis vulkaniseerimisprotsess pihta. Ja nüüd see siin, kui enamus inimesi arvad, et see mingi pull asi, siis tegelikult need ongi nüüd õhutusklapid, mille kaudu tuleb välja liigne kumm ja õhk. Et ei jää mulje sisse ja liigne kumm pääseb välja. Ja mida rohkem tavaliselt on neid täppe, seda pehmemad on rehvi segu. Et see on siukene asi, et ta valgub rohkem välja ilusti. Rehvid on meil nüüd siin ahjust välja tulnud, lähevad on meil juuksuvisse. Nüüd läheme me juuksurisse. Saunas käid on Juuksurist nimetame me nüüd seda, kus me võtame rehvi pealt maha üleliigsed välja tulnud osad. Anname ka rehvile peale nüüd värvi, mille järgi klient teab, mis karkassiga tema puhul tegemist on. Iga värvil on teatud tähis, mis karkassiga siis tähistab.
ventilatsiooni ja naelaaugud on siis ette antud nüüd sellisel kujul, et need tekitavad nüüd naelaauke. Mis on nüüd siis meie erinevus teiste taastajate pool on see, et kui sa naela pead nüüd natukene külje pealt filmid, siis sa näed, et tema alumine ots on natukene koonuses. Et tekitada talle spetsiaalselt see väikene pesa sinna, kuhu see nael siis paremini sisse istub ja natukene kiiremini ennast sinna sisse sööma hakkab. Et kui me pärast vaatame naastu, mida ma teile kohe näitan, siis ongi näha, et see nagu koonus tekitab alla selle suurema krae talle ja otsast läheb jälle peenikeseks, et ta nii lihtsalt välja tuleb. Kui sa näpuga ise vaatad siit, siis sa näed seda, et ta nagu alt on. Võta näpuga ümber kinni. Näha juba nagu. Jah, et ta ongi siis peast koonuses. Kuidas saab tulla ühest nii mustast rehvist valget sõitsa? Kui võistlust vaatad? Tegelikult ka seda musta värvi, mida me rehvi puhul näeme, tegelikult kumm ei ole musta värvi, vaid tegelikult on selleks süsi värvitab mustaks. Süsi ise ka ju ei anna teil musta värvi, kui teil puit põleb, on ka ju valge suits. Selles suhtes tuleb ka see suits nagu valge. Aga saab ka musta värvi suitsu teha, on vaja siis lisadagi spetsiaalset ainet, mis tekitab seda musta värvi. Nüüd on muidugi erinev küsimus on selles suhtes, et värvi efektiivsus või see tugevus sõltub sellest, kui võimas on nende autode mootorid. Et kui me lihtsalt korraks ringi laseme, siis sellest nagu ei piisa, vaid peab saavutama vähemalt kuskil see 180-kraadine veerepinna temperatuur, et eralduks see õige toon siis. Madalama temperatuuri puhul tuleb siukene pool. Seda oli näha ka meil viimasel kehalas, kui alles rehv sai soojaks, siis hakkas alles õiget. Ka Margel läks natukene aega enne, kui ta seda üles sai, et lahjemate mootorite puhul ongi see, et see temperatuur üles saada on raske ja kindlasti mõjutab seda ka välistemperatuur. Kui asfalt on jahe, siis ta jahutab ka seda rehvi veerepinda suhteliselt ruttu maha. Nii, sellega on siis meie väikene ringkäik siin tehases läbi saanud. Me täname, et te saite meile külla tulla ja vaadata, mida me siin teeme. Meie omalt poolt täname, et näitasid meile, kuidas see asi siis käib meil. Ja nägime väga detailselt ära, kuidas tehakse siin rehve ja ka siit tehaselt on pärit siis meie sõitja Marge punased rehvid.